Head inimesed, täna oli siis taas Riigikogus infotund, kus üheks põhiteemaks oli meie tõstatatud küsimus nii-öelda Marrakechi lepingust ehk ÜRO migratsioonileppest, millele Eesti tahab ka alla kirjutada juba järgmisel kuul, kui 10. ja 11. detsembril toimub Maroko pealinnas Marrakechis rändekonverents, mis peaks tegelema migratsiooniprobleemide lahendamisega. Eesti meedias on sellest väga vähe räägitud ja ainult kontekstis, kui mitmed riigid on öelnud, et nemad taganevad sellest kokkuleppest ja keelduvad selle leppele alla kirjutamast. Samas ei ole põhimõtteliselt olnud mitte mingisugust kajastust selle leppe sisu üle, et mida tegelikult see lepe siis tähendab ja milliseid kohustusi ka Eesti selle allakirjutamisega endale võtab. Ja et seda teemat tuua fookusesse, et ka avalikkus saaks rohkem teada, millega jälle Eesti valitsus on hakkama saamas, tegime infotunnis küsimused, nii mina kui Martin Helme. Infotund algas selle teemaga, infotund lõppes selle teemaga ja lõppkokkuvõttes peab ütlema, et Ratase ümmarguste vastuste generaator pandi jälle täis aurudel tööle. Kui me küsisime konkreetselt, et miks Eesti peab vabatahtlikult kirjutama alla leppele, mis ütleb täiesti üheselt, et kõik alla kirjutanud ÜRO liikmesriigid peavad võitlema näiteks vihakõnega, ehk siis vihakõne ÜRO mõistes, nagu ka Lääne-Euroopa mõistes, on ükskõik milline kriitiline suhtumine immigratsiooni, sealhulgas illegaalse immigratsiooni, kus on seotud inimesed terroristlike organisatsioonidega, inimkaubandusega, majandusimmigrantidega, et kui sa kuskil julge kritiseerida, siis see on automaatselt kohe vihakõne ja seal peab riik kehtestama tsensuuri ja hakkama sellist kõnet keelama, mis on täiesti ajuvaba ja nagu me teame ka Lääne-Euroopa näitel või Rootsi ja Saksamaa, et kui sa ütled midagi kriitilist immigratsiooni suhtes, oled sa kohe ksenofoob, rassist või kes iganes veel. Samuti on leppes konkreetselt öeldud, et me peame suhtuma heatahtlikult igasugust immigratsiooni, tagama nendele immigrantidele kõik sotsiaalsed hüved, elamispinnad, koolitusvõimalused, õppevõimalused, ehk siis selle leppega, mida ÜRO surub läbi, tahetakse justkui legaliseerida illegaalset immigratsiooni, sest kui pole illegaalset immigratsiooni, pole ju inimkaubandust, ehk siis muudame legaalseks ja probleem lahendatud. See on umbes sama asi, et muudame kõik narkootikumid legaalseks, sest siis pole ju ka kriminaalset tegevust narkoturul. See on täiesti absurdne. Ja seetõttu me küsime korduvalt Jüri Ratase käest, et miks me peame seda alla kirjutama? Ja vastus on see, et ei, sellega ei võta Eesti mitte ühtegi juriidilist kohustust endale. Me ei pea mitte midagi tegelikult tegema. Ja kohe küsimus vastu, aga milleks kirjutada alla mingile lepingule, kui sellele ei järgne mingisugused kohustused? Eks tegemist on täiesti suure valega. Ja see on ka põhjus, miks näiteks Ameerika Ühendriigid, Poola, Ungari, Austria, Horvaatia ja veel mitmed riigid on järjest öelnud, me ei kirjuta sellele lepingule alla, sest see vähendab meie suveräänsust, see vähendab meie iseseisvat otsustusõigust immigratsioonipoliitikas ja käigu põrgu. Me ei ole selle lepingu nõus. Eesti peaminister ütleb, et ei, see ei too mitte midagi kaasa. Ehk kui me vaatame kõiki resolutsioone või otsuseid, mis on ÜROs vastu võetud, siis nad kõik on pärast muutunud poliitiliseks surveavalduseks, ehk siis poliitiliseks kohustuseks hakata järgima mingit poliitikat või dogmat, sest see on niimoodi otsustatud või sellele asjale on heakskiit antud allkirjaga. Ja seda tuleb vältida, seda tuleb iga hinnaga vältida. Ja kui ma ka ise küsisin Jüri Ratase käest, et hüva, kui me räägime sellest leppest, Marrakechi leppest, siis me eeldame, et mõlemad osapooled ka teavad, millest nad räägivad. Ehk, härra peaminister, kas te olete selle lepingu või kokkuleppe algusest lõpuni ise läbi lugenud? Vastus oli see, et ma olen tutvunud oluliste punktidega ja ma olen tutvunud sellega. Ehk siis vastus oli, et ei ole läbi loetud algusest lõpuni ja ei ole tutvutud kõikide punktidega, mis on ääretult ohtlikud riikide suveräänsusele ja eiratakse tegelikult ilmselgeid fakte. Väga hea ülevaate sellest leppest on teinud Objektiivi uudisteportaal, kus kõigile võimalik sellega tutvuda. Seal on ka ära tõlgitud väga olulised punktid sellest leppest.
on ära toodud ka link inglisekeelsele lehele, kus on ka see täisdokument inglise keeles kättesaadav, et kui kellelgi vähegi huvi on, siis kindlasti peaks sellega tutvuma, sest see on tegelikult kuritegelik. Ja kui vaatame kas või meediakäitumist, siis Eestis sellest täiesti vaikitakse, samal ajal kui teistes riikides, näiteks Saksamaal, on see üks suurimaid praegu debatte, kas Saksamaa peab ikka alla kirjutama leppele, mis legaliseerib igasuguse immigratsiooni, mis surub liikmesriikidele peale suhtuda täiesti normaalselt illegaalsetesse immigrantidesse, majandusimmigrantidesse, kes tegelikult on ohuks meie euroopalikele väärtustele, mis tegelikult euroopalikud väärtused on meie kultuur, meie rahvused, meie rahvusriigid, kes tegelikult on ohuks meie julgeolekule, eelkõige kui nad on seotud terroristlike organisatsioonidega, kui nad on moslemid, kes ilmselgelt ei sulandu Euroopa ühiskonda, ei praegu ega mitte kunagi ka tulevikus, ja kes on ohuks meie sotsiaalsüsteemile, kes tegelikult tulevad Euroopasse elama meie loodud rikkuse kulul. Ja see ei ole meile vastuvõetav. Seetõttu ma väga loodan, et inimesed jagavad ka seda sõnumit, et see jõuaks tuhandete inimesteni, et millele tahab jälle valitsus oma heakskiidu anda, jälle suurte valedega ja loodetavasti kuu aega veel jäänud, et toimub mingisugunegi nihe või liikumine, et enne 10. detsembrit, kui see konverents leiab aset Marokos, et tuleks ka praegusel valitsusel väikene hirm naha vahele, et see näiteks võib rikkuda nende valimistulemus 3. märtsil ja otsustatakse viimasel hetkel liituda ühele teljele Ameerika Ühendriikidega, Austriaga, Ungariga ja teiste riikidega, kes ütlevad, et nende jaoks on suveräänsus tunduvalt olulisem kui mingisugune globalistlik multikultuursust propageeriv ühendus nimega ÜRO.